Tere tulemast tagasi mu kanalile. See video, mida sa hakkad kohe vaatama, on tehtud koostöös NATO-ga. Jälgi mu kanalit, pane subscribe, jälgi mind Instagramis. Ma käisin ka NATO HQs, aga sellest näed ülevaadet mu Instagramis. Paar disclaimerit siia ette. Ma tegin seda vabatahtlikult, mul ei makstud selle eest ja see on lihtsalt tähtis minu jaoks öelda, et see oleks võimalikult läbipaistev. Mu kaitseväe teadmised piirduvad riigikaitsetundide ja poliitmajanduse kraadiga. See ei ole minu valdkond. Selle video mõte on jagada mu enda perspektiivi ja kogemust, ehk võib-olla mu sõnavara on ebatäpne, ma seletan mingisuguseid asju ebatäpselt. Ma loodan, et see on okei ja te võite mind parandada. Seda videot aitasid tõlkida mu sõbrad, ehk pange endale subtiitrid sisse. Pool videot on inglise keeles või vähemalt see jutt, mida teised räägivad, on loomulikult inglise keeles, sest eesti keelt nad ei räägi. Ma tahaks tänada NATO-t selle võimaluse eest ja Eesti delegatsiooni ja Eesti välisministeeriumit väga ägeda koostöö eest. Ehk siis vaatame nüüd seda videot. See video tuleb 2 osas. Esimene osa on nüüd siin. Are you excited? Damn, I'm beyond this guy excited. This is so cool. Me läheme USA sõjaväelaevale. Ühe korra elus saab sellist asja teha. Mul ei ole sõnu. Vaadake, kui lahe. Me läheme ühele neist laevadest ja me ööbime seal. Where are we and what are those two ships doing here? So we're at the Port of Tallinn here in Estonia, and we're kicking off Baltic Operations 2023. Later today, you'll all be sailing on board the USS Mount Whitney to start Baltops. Premier maritime exercise in the Baltic region, taking place June 4th through 16th. 20 nations, 50 ships, 45 plus aircraft, and over 6,000 personnel that are participating in this year's iteration. For 52 years, Baltops has been a routinely recurring exercise in the Baltic Sea. Because you can't necessarily have a winning team if you have one star player. You've got to build the entire team to know how to work with each other, to be able to score that goal, to be able to win games. And so that's really what Baltops is about, is building what we call interoperability. Fancy word for, hey, how do we learn how to play with each other so that way we can better build our collective defense capability. To my left is the USS Mount Whitney. It's the US 6th Fleet Command ship. It's the flagship, or the command and control center for the fleet. Captain Jacoby Getty, United States Marine Corps, on board the USS Mount Whitney. We are the 22nd MEU, and I'm the Comstrat/Public Affairs Officer on board. Hi, I'm Sofia Löfveborn from Sweden, and I'm the Public Affairs Officer at the 1st Submarine Flotilla. I love that he came with a Rimowa carry-on. See on meie ööbimine. See on voodi. See on teine voodi. Siin on meie asjad. Siin on isegi kraan, peegel, väga pime on praegu, aga vot selline elamine. Mul ei jõua ikka kohale, et see on minu elu. See on wow, nii äge. Me läheme kirikusse praegu. Täna on pühapäev. Jah, nüüd me näeme, kuidas nad käivad koguduses. Oh, you smell that? It smells good. Yeah. Maybe that's the lunch, so they're probably cooking lunch already. See on väga. That's the Danish ship. Yeah. Ah! Yeah. That's pretty. Very minimalist. It's very Danish. Siin on kirjas danger area ja me lihtsalt jalutasime sellest üle. Super! Me oleme kruiisi sadamas, siin on päris vali. Me läheme vaatame helikopterit. See on siis nüüd helikopter. Tere! Wow! See on crazy. Täitsa lõpmiselu. Öelge talle tere. Ta on meie lemmik. Me võib-olla läheme sellega täna teisele laevale, aga nad ei ole veel päris kindel, sest võib-olla me läheme hoopis paadiga, kuna see teine laev, kuhu me läheme, ei ole mõeldud sellise helikopteri maandumisplatsiks. Ehk siis ma ei tea veel, mis sellest saab, aga väga lahe oleks sellega sõita. So right here we have the kitchen
They're prepping everything from the mess deck for a majority of the crew. They start cooking real early, probably 3 in the morning, just to serve food at 7:30, and then immediately after they start again and again. This is mainly staffed by civilians on this ship, whereas other ships, it's Navy personnel with Marines sometimes. So far in my career, this is the best ship I've been on. Oh, really? Yes. Why is that? It's, with it being a flagship with admirals, it's more the high end. It's cleaner. The other ships are still good, it's different. me sööme nüüd lõunat, me oleme siin nii-öelda ohvitseride söögikohas. Ehk siis see on natukene pidulikum kui teistes söögiruumides, aga jah, vaatame, mis söögiks tuleb. I'm Lieutenant Jason Chan. I'm a pilot here for the MH-60 Sierra. We went through about 3 years of training. I think it gets easier, you know. It's like riding a bicycle. The more you practice, the better you get at it. I'm Captain Matt Kaiser. I'm the commanding officer of USS Mount Whitney. Our mission today was specifically to get underway, along with all of the other participants in Baltops from Talon here. And we're going to make our way out to the Baltic Sea, where we can officially kick off the start of this maritime exercise. I would say it, while the technical skills involved in it is a large part of Baltops, at the end of the day, it's really just about making sure that we are present. We're reassuring all of our allies that we want to be here and we need to be here, and that we can continue to do this in the future, no matter when. I'm Lieutenant Commander John Carter. I'm the officer in charge, the helicopter detachment here on the USS Mount Whitney. Behind me, you'll see the MH-60 Sierra Seahawk helicopter. It is a multi-mission helicopter that's capable of performing search and rescue, medevac, logistics, personnel recovery, special operations support, and anti-surface warfare. We can talk about some of the things on the aircraft. So it has the rescue hoist there that you can see right above the word Ghost Rider. That's how we rescue survivors or patients, and we can hoist people to and from the boat. So even if there's a flight deck that's too small for us to land on, we can hoist personnel up and down, or submarines at sea, we can transfer people to and from submarines via the hoist. Right here we have our troop seats. These are, most of the time we use them for packs. The most random thing I've hooked on is probably CO's furniture on the USS Kearsarge. Okay. Yeah, so bringing couches and like pillows and stuff like that over for CO. All right, so right here we have our smokes. We have, depending on the scene, if we're going in for any type of SAR, we need to essentially mark that particular area. We'll throw these smokes out so we know exactly where the location is. We also utilize those if we're going out to do any type of gun shoots, so we have something to aim at if need be. Gunner seats. So we used to have these seats, which are good, but these are a lot more comfy, so it save your back. A lot of the crewmen are super excited about these. In the MH-60, we utilize the GAL-21, which is going to be our 50 caliber gun, and we also have an M240 that we mount in our front windows. We can put 2 deck plates back here. So that's 2 50 cals on each side. We also can have 2 M240s on both of the windows. So what we have here is our rescue hoist. This is if we're going down to do, again, any type of rescue operation. I can lower this hoist down to my swimmer if I have one. A fun fact, so relief tube. This is not a microphone. This is our relief tube. We have to use the restroom during flight. Closing sliding watertight doors from the bridge. Cover your ears. Just find the right size. Cover your eyes. Then grab the strap.
Meile pandi siuke asi peale, sellepärast, et seal on megatuul, kui see hakkab õhku tõusma ja mulle meeldib, et mul on 2 paari prille. Ma ei tea, miks need on, aga ühesõnaga, ma tegelikult ei kuule mitte midagi, mida ma räägin. I'm Colonel Paul Morita, United States Marine Corps. Out here as part of the exercise, I'm the commander of what's called Joint Combined Amphibious Task Force. We have ground forces, air forces, naval forces. So we're joint and we're combined in the sense that we are multinationals. For us, it's a lot of amphibious type operations, putting forces ashore, going from the sea to the shore, executing different missions. And I think probably the recurring lesson learned is just the challenges of working with such a myriad collection of NATO allies and partners. So 20 countries, naval forces, ground forces, and air forces, incredibly complex. We all have our own systems and communication systems and networks. And so putting that all together, that's probably the biggest complex thing today. For me individually, I've been in the Marine Corps for almost 28 years. I think that probably the reason I've stayed in this long is the Marines that I serve with, especially the young Marines that have had an opportunity to lead. And then an opportunity like this to kind of work with people from across NATO who sort of have the same motivations and ideals as we do. It's a rewarding experience. Meil on toas mega külm. See on USA laev, ehk siis siin on kõik nii nagu USAs. USA kraadid, USA terminid, miilid, Fahrenheitid, USA dollarid, siin ei saa maksta eurodes, ehk siis me ei saa poes käia. Me ei võtnud mingid tehnikaadaptereid kaasa, ehk siis me ei saa oma asju laadida, mis on väga halb, sellepärast et ma ju tahaks seda kajastada, aga õnneks mul on 2 akupanka ja arvuti. Lisaks sellele mul on 3 kihti riideid seljas, mul on nende dresside all teksad ja siis mul on 3 kampsunid, mul on fleece, siis mul on pusa ja siis mul on see arkitikampsun ja siis mul on vest. Ehk siis ma üritan nagu sooja hoida, aga meil on toas 50 Fahrenheiti, ma ei tea, kui palju see siis kraadides on. Ja kui ma jalanõud ära võtsin, siis reaalselt nagu mu jalad külmusid ja mu kott oli põrandal ja mu teksad külmusid märjaks. Mulle selles mõttes meeldib ja ma väga kaifin seda, et see on tõesti nagu päris kogemus. Me ei ole mingisuguses hotellis, vaid me ööbimegi nii nagu teised ööbivad. Kuigi meil on ainult 1, 2. Meil on 6 inimese tuba, aga nad magavad ka tubades, kus on palju-palju rohkem inimesi korraga. Ehk siis jah. Tere hommikust! Kui ma liigutasin ennast voodis, siis ma ärkasin üles selle peale, et ma ei teadnud, kas ma mahun sellesse voodisse ära. Ja kui mina keerasin küljele, siis mul oli juba õlg nii-öelda vastu seda voodi ülemist äärt. Ehk siis ma ei tea, kuidas mehed selles voodis magavad oma laiemate õlgadega, nagu seal tõesti ei olnud ruumi. Ja ma olen lühike ja ma mahtusin täies pikkuses sinna voodisse ära. Ehk siis see oli tõesti kogemus, aga toas oli mega külm ja ma magasin riietega ja väga külm oli ka hommikul ja siis ma läksin duši alla. See oli ka nagu täielik eneseületus, aga ma teadsin, et kui ma lähen megakuuma duši alla, siis vähemalt ma korraks suudan oma keha üles soojendada. Ja siis ma lõpuks tegin endale nagu jääkülma duši kaela, et mul tunduks, et siin on soojem, aga ma ei tea, kas see reaalselt töötas. See oli mingi Huberman Lab jälle, eks ole. Ma olen suur fänn. Selles mõttes päris kogemus. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et inimesed elavad siin 3-4 aastat järjest
või et nad elavad siin rohkem kui nagu maal. Ma ei kujuta sihukest elu ette. Või noh, nüüd ma natuke juba kujutan, aga praegu ma hindan oma kodusoojust väga. Eile nad panid kõik need laevad nii-öelda ridade kaupa. See oli üks nagu kommunikatsiooni ülesanne neil, millega nad tegid ka väga ägeda pildi. Ma loodan, et see pilt on üleval selleks ajaks, kui see video üles läheb, eks ma panen selle pildi siia juurde. Ja selles mõttes mina tundsin ennast sellel hetkel väga turvaliselt, nagu mul on ma ei tea, mitukümmend sõjalaeva ümber ja ma lihtsalt viskasin jalad seinale seal tekil või katusel või mis iganes, kuidas eesti keeles need asjad kohta öeldakse. Ja siis lihtsalt nautisin päikseprillid ees ja vaatasin kõiki neid laevu ja tegin pilte ja mina tunnen ennast siin laevas küll väga turvaliselt. Äge on näha seda, et kui NATO oli muidu nii-öelda lihtsalt mingi organisatsioon, millest sa õpid ülikoolis või koolis ja millest räägitakse ja seal on mingid struktuurid ja nii tehakse asju. Aga nüüd panna päris näod nende nimede taha, kõigepealt HQs, aga nüüd siin inimesed, kes päriselt ka on mereväelased või sõjaväelased või need USA mariinid näiteks, et ma päriselt ka kohtusin nende inimestega ja rääkisin ja neil on pered ja neil on elu ja nagu, et see on nagu päris nii-öelda inimese nägu NATO taga. Et see kogemus, see minu arust kõige ägedam selle reisi juures olnud, et erinevate inimestega suhelda. Näiteks eile me rääkisime ühe pastoriga ja mul oli väga huvitav rääkida temaga, et küsida, et see on mentaalselt mega raske olla siin, sul ei ole levi, sul ei ole meelelahutuseks, nad rendivad endale mingeid videomänge, on ju. Põhimõtteliselt sa oled nagu väga palju üksi või oma peas, ma ei tea, tiimikaaslastega, aga jah, siis see pastor rääkis, et siin ei ole tegelikult, mõnel tiimil võib-olla on mingi psühholoogiline abi ka kaasas, aga üldjuhul ongi pastorid need, kes nagu täidavad seda rolli ka, et kuulavad ja aitavad ja et ütles ka, et ta ei ole, muidugi ei ole psühholoog või midagi sellist, et tal on küll ennast täiendanud, aga see ei ole ju tema töö. Aga jah, mentaalselt siin tundub nagu väga-väga raske olla. Ja ma tahtsin näidata ka, et kuidas on siin nii-öelda vannituba või vets või nii-öelda enesehügieen. Kraanikausid, siin on päris mitu tükki. See on siis naistel eraldi, naistel on enda oma, meestel on enda oma. Ja siin on vetsud ja siis siin on dušid. Ehk siis ma käisingi hommikul siin, paned siit endale kuuma ja külma vett. Siit tuleb surve oli täiesti okei, isegi minu nagu mega juuksepahmakad saaks sellega pesta. Sellised tingimused, tegelikult väga okeid tingimused. Ma arvan, et kui ma oleks ennast paremini riidesse pannud, siis oleks see olnud palju mõnusam kogemus, aga osanud selle peale mõelda. Ja ma panin enda Chanel'i kilekotti lihtsalt sellepärast, et see ei saaks märjaks seal laevas. Ma ei tea, vaatame, mis saab. Me oleme oodanud 4 tundi Saksa laeva, aga see on ikka liiga kaugel ja seal oli mingisugune kommunikatsiooni error. Kommunikatsioon on raske, nagu me oleme juba aru saanud. Ja nüüd me läheme hoopis paadiga sinna Saksa laevale, sellepärast et nende helikopteri maandumisplats ei sobi sellele helikopterile, mis USA laeval on. Ma juba näen ennast sellest redelist alla kukkumas koos oma arvuti ja kõigega, aga seda te näete juba järgmises vlogis, nii et visake like ja subscribe. Kui sulle see video meeldis ja see oli sinu jaoks huvitav, jaga palun seda sotsiaalmeedias, jaga seda oma sõpradele ja näeme järgmisel korral.